Nii, tere pärastlõunat kõigile. Kõige keerulisem aeg alati, et inimesed on söönud ja neil on mõnus olla. Aga siis olen väga tänulik, et mind on siia kutsutud esinema ja kuigi korraldaja ütles, et ega me ju väga ei teagi, mis te seal Viljandis teete, et siis tõesti siin ma ikkagi näen ka tuttavaid nägusid, et meie üliõpilased või vilistlased siiski jõuavad ka tööle muuseumitesse ja tegelevad, on ka servapidi siis seotud konserveerimisega. Aga siis täna räägingi sellest, et mida me siin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekavadel siis teeme ja peamiselt siis olen nokkinud välja mingi hulga üliõpilastöid, millest lihtsalt, et näidata seda, mida me teeme ühelt poolt ja teiselt poolt siis tõesti seda, et võib-olla nendest mõnest võib olla teil abi teie töö juures. Iseenda taustast ka korraks, et olen lõpetanud Tartu Kunstikooli enne, kui see hargnes 8, ehk siis oli sellisene tehnikumi mõõtu ja pärast seda Eesti Kunstiakadeemia tekstiilieriala ja siis olen seal jätkanud magistris ja siis väga kaua kestvas doktori tööteekonnal, mis ma loodan siiski varsti lõpeb ja mis on siis tegelenud siksele naise rõivastuse valmistamise tehnikate ja rekonstrueerimisega. Aga nüüd rohkem endast ei räägi, jätkan siis pärandtehnoloogiaga. Et mida me siis mõtleme? Pärandtehnoloogia mõiste me võtsime siin Viljandis kasutusele selle aastatuhande alguses, selleks, et sel ajal meil tegelikult oli õppekavade ja kõikide nagu osakonna nimetuses oli sõna sees rahvuslik käsitöö. Ja kuna käsitöö tundus olevat selline natukene liiga piirav, et inimesed mõtlevad käsitöö all tihtipeale, et see on naiste töö ja et seal pole professionaalne töö ja et seal on pehmed materjalid, aga samas me tahtsime katta oma tegevusega kõik Eestis enam levinud käsitöö tehnikad, materjalid, oskused, siis tundus see pärandtehnoloogia parem mõte ja parem nagu mõiste. Ja see selles mõttes on ka toredasti käima läinud ja kasutuses, et see ei ole ainult meie enda nüüd kasutuses, vaid seda kasutavad ka inimesed, kes tulevad väljaspoolt ja ei tunne meie pärandtehnoloogia erialasid. Aga see hõlmabki siis enda alla, et kui käsitöö juures tihtipeale mõeldakse ainult nagu esemete peale, siis pärandtehnoloogia on tegelikult ju ka iseenesest nagu mõistena pigem nagu protsessikeskne ja see meid tegelikult ka tõesti huvitab, et kõik siis nagu selline tehniline ja pärandkultuuriline praktika, mis lähtub siis traditsioonilistest paikkondlikest kujunduspõhimõtetest, käsitöötehnikatest, materjalidest, tõmbaksin eraldi alla ka veel, ja oskustest. Ja mis meil siis praegu olemas on siin? Eelmisel aastal me tähistasime 30. aastapäeva esimese õppekava avamisest, mis oli siis tollane talukujundus ja rahvuslik käsitöö, mis siis praegu on muutunud pärandtehnoloogia rakenduskõrgharidusõppekava tekstiili erialaks. Siis pärast seda 2005 meil avasime ehituse eriala. Homme ja ülehomme tähistame siin Viljandis pärimusmuusika Aidas ehituse eriala 20. juubelit konverentsiga, mis siis keskendub pärandehitusele ja vaatasin just esinejate nimekirja üle, tulevad esinejad USA-st, Rootsist ja Norrast ja kõik välja arvatud üks esineja on nagu puussepad. Tuleb selline vägev akadeemiliste puusseppade konverents, et kes jääb bussist maha, võib tulla siis homme meile konverentsile, täitsa tasuta. Siis edasi, 2011 avasime metallitöö ja nüüd 2023 on siis ringtehnoloogia eriala. Ma räägin kõikidest erialadest korraks lähemalt, et need moodustavad 4 pärandtehnoloogia rakenduskõrgharidusõppekava ja siis on meil lisaks sellele kultuuripärandi loovrakenduste magistrikava, mis sai alguse 2011 ja siis 2020 tegi väikese muutuse. Ja et anda siis korraks aimu, siin on meie eelmise aasta juubelitordi pilt ja siis õppekavad arvudes, et praegu meil õpib siis kokku 153 üliõpilast nendel 2 õppekaval, siis rakendusel ja magistril. Vilistlasi lugesime ka kokku, nüüd oli põhjust lugeda, sünnipäeva puhul on 324 ja töötajaid on siis 24. Ja kõikide meie õppekavade sellise nagu vundamendi moodustavad praktilised oskused.
Ehk siis eriti rakenduskõrgharidusõppes on väga palju praktilist õpet ja selle eesmärgiks tõesti on siis ühelt poolt ka selline praktiliste oskuste omandamine, aga siis selle sama nagu praktilise õppe toel traditsiooniliste käsitööpraktikate ja materiaalse kultuuri uurimine, siis kindlasti meie jaoks on oluline kohalike loodusmaterjalide uurimine ja rakendamine ja kõik see pool, mida võib siis nimetada selliseks käsitööteaduseks, selle uurimismetodoloogia arendamine, kahtlemata ka õpetamise metodoloogia arendamine, käsitööttevõtluse arendamine ja kogu selle eesmärgi või kõige selle eesmärgiks tõesti on siis ju see, et meie aineline kultuuripärand, käelised oskused, nagu me ise ütleme, et on suuline pärand ja käeline pärand, et see käeline pärand jääks ellu, et meie elu oleks kultuuririkas, meie pärand hoitud. Ja korraks siis erialadest, et tekstiilieriala kõige vanem, ja siin siis keskendutaksegi Eesti traditsioonilistele käsitöötehnikatele 2 esimesel aastal ja 2 viimast aastat on siis rohkem praegu keskenduv tootearendusele ja sellele, et kuidas, selles mõttes mulle endale meeldib selline sillakujund, et kuidas ühelt poolt siis nagu need vanad traditsioonilised töövõtted on üks sillapeots ja teine sillapeots on siis see, kuidas neid tänapäeval rakendada. Et kui neid ei kasutata, kui neid ei rakendata, kui neid kuidagi ei tooda ellu, siis on väga väike tõenäosus, et nad jäävad kestma. Ja lisaks sellele siis on sellele põhiõppele on meil siis spetsialiseerumismoodulid, mida iga üliõpilane saab valida 2. On käsitöökoolitaja, muuseumitöötaja, millest räägin natuke rohkem hiljem. Ja siis on rahvarõivaste valmistaja ja nahkesemete valmistaja. Ja edasi ehituse erialas meile ei saa spetsialiseeruda kuhugi, aga nad kõik õpivad siis tundma Eesti ehitustraditsiooni, looduslikke materjale, arhitektuuripärandit ja siis seda, kuidas ehitada uusi asju ja kuidas renoveerida vanu asju. Ja enamasti keskendutakse puitkonstruktsioonidele, igasugused ristpalk ja sellised puidurahvas, nagu me oleme, aga siis selle kõrval on ka tõesti teised loodusmaterjalid nagu savi, kivi, kõik muud asjad, mis on koha peal kasutuses olnud. Metallitöös on siis 2 sellist suuremat suunda spetsialiseerumise näol on siis, et algul õpivad kõike natukene, et kõik sellised baasoskused enam levinud metallitöötehnikatest, aga siis sellele järgneb spetsialiseerumine kas siis ehtetöö või sepatöö suunal. Ja nüüd kõige uuem meie nunnukene on ringtehnoloogia, mis on siis tegelikult saigi alguse 2023, nii et nüüd on meil praegu 3. kursus on vastu võetud ja selle eesmärgiks on siis, et see on materjalide ülene esiteks, et nad õpivad tundma kõiki materjale ja teiseks siis on hästi oluline see, et kuidas materjalide ja esemete eluiga pikendada ja sellega siis mingil viisil kuidagi tegutseda selle vastu, et me ei tarbiks nii palju ja tarbiks mõistlikumalt. Ja lisaks siis selle üldisele õppele nad saavad spetsialiseeruda siis kuhugi olemasolevatesse nendesse nii-öelda vanadesse õppesuundadesse ja saavad siis süveneda veel mingisse konkreetsesse materjali ja tehnikasse. Ja selle me tegelikult erialad tegime sellepärast, et nendes nii-öelda vanades erialades kõigil on keskmine õppijate vanus tõusis ähvardava kiirusega ja meile tundus, et see on nagu küll hea, et me ei sõltu sellest, kui palju noori kooli lõpetab, aga et see pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik. Ja selleks, et kuidagi noori rohkem tõmmata ja et saada päevaõppijaid, et kõik need eelmised erialad on sessioonõppes, ehk siis ongi täiskasvanud õppijad üle nädala, neljapäev, reede, laupäev on koolis, et kuidagi saada sinna kõrvale uuesti päevaseid õppijaid, et siis selle jaoks ongi tehtud see ringtehnoloogia eriala ja praegu tundub, et need esimesed aastad on järjest, huvi ei ole nagu selline kindlasti mitte võrreldav näitleja erialaga, aga järjest vaikselt tõuseb ja vaikselt tuleb juurde üliõpilasi seal. Ja me oleme saanud tõesti noored õppijad majja tagasi ja mingit pidi tõesti see ringtehnoloogia siis tegelikult justkui annab uue mõtestatuse käsitööoskustele, et see on
et esimene rõhk ei ole mitte käsitööoskustel, vaid see, milleks sa seda kasutada saad ja siis sa saad kasutada käsitööoskusi selle teostamiseks. Ja siis on meil kultuuripärandi loovrakenduste magistrikava, mis algselt oligi ainult pärandtehnoloogia keskne, aga siis aastal 2020 liitus sinna ka siis pärimusmuusika suund. Ja seal on siis ka, et seal me enam ei õpeta praktilisi oskusi, küll aga seal on siis võimalik juba olemasolevate oskuste mõtestamine ja uurimine ja selle põhjal arendustöö tegemine ja siis see on siis nagu peamine suund selle õppekava juures. Ja korraks tagasi tulles siis, kui ma mainisin, et käsitöö ehk siis tekstiili erialal on meil muuseumitöö moodul, et siin esimesed ained on siis sellised, mis on muuseumitöö mooduli osad, muinsuskaitse, museoloogia, muuseumi kommunikatsioon, esemete konserveerimise ja säilitamise alused, koopiarekonstruktsiooni valmistamise alused, et me kunagi mõtlesime ka rohkem konserveerimise peale laiemalt, aga siis vist Heigega konsulteerides, tuleb meelde, jõudsime sinna välja, et siiski see on nagu nii palju lisaoskuseid vajav suund, et me seda ei saa päris oma õppesse liita, küll aga meie üliõpilased, ma arvan, on väga hea, vilistlased on väga hea materjal, et saada väga headeks tekstiilikonservaatoriteks. Siis ka metallis oli varem muuseumi suund, aga seda praegu seal enam ei ole, aga on jäänud üksikud valikained, ehk siis metallesemete säilitamise rekonstrueerimise alused on seal olemas ja ehituse erialal on siis pärandi hoid ja muinsuskaitse ja renoveerimine ja restaureerimine. Siis siinkohal on oluline mainida ka praktikaid, et sellesama tekstiilimuuseumi suunal on 3 praktikat, muuseumipraktika, koopiapraktika, näituse praktika, metallitööl, metallesemete rekonstrueerimise ja taastamise praktika, ehitusel on restaureerimispraktikad ja kultuuripärandi loovrakenduste magistrikaval on erialapraktikad, mida me soovitame kasutada oma selle sisulise magistritöö toetuseks, aga tehakse erinevaid asju. Ja nende samade praktikate raames tõesti siis on ka see sama vaip, mida te käisite enne vaatamas, et üliõpilased saavad selle tegemise eest endale praktikapunkte. Lisaks meil on siit tehtud dessante näiteks Kihnu muuseumisle appi, et kuidas Kihnu muuseumi maie saaks oma kogudes natukene mingeid asju tehtud, et selliseid koostööprojekte me oleme teinud, aga seal on ka üheks takistuseks, kohati on ikkagi seesama täiskasvanud õppijate teema, et kõik on oma muude eludega nii hõivatud, et selliseid pikki protsesse on kuskil keeruline toimetada. Ja siis ka korraks suurematest iseseisvatest töödest, et siis rakenduskõrgharidusõppes meil on seminaritöö, mis tegelikult on selline iseseisev uurimistöö, mille siis üliõpilased teevad enamasti mingi ajaloolise eseme või tehnika uurimiseks. Siis lõputöö on selline, kus tehakse osalt siis praktilist tööd ja siis seda toetavad selline uurimus, mis siis analüüsib või kogub materjali selle praktilise töö tegemiseks. Ja siis on kahtlemata veel magistritööd või siis magistriprojektid, mis on suuremahulisemad. Ja enamik nendest töödest välja arvatud seminaritööd, aga nii lõputööd kui magistritööd on siis enamasti olemas avalikult Tartu Ülikooli digitaalarhiivis vana nimega midagi, aga nüüd on Aada selle nimi. Ja lihtsalt mõned näited, et siin on üksikud tööd on vanemad kui 5 aastat, aga enamus nendest töödest, mida ma siis näitan nüüd, on sellised, mis on üliõpilaste lõputööd või siis magistritööd ja osad on vanemad, aga enamus on viimase 5 aasta jooksul toimunud või tehtud. Ja ma noppisin välja sellised, mis keskenduvad enamasti kas siis mingi vana tehnika uurimisele või vanade esemete uurimisele või materjalide uurimisele. Ja siin on siis esimesed näited on rekonstruktsioon Siksela naise peapärjast, see nüüd on küll vanem kui 5 aastat, 10 aastat vana töö Signe Rätsepsoo tegi, uuris siis arheoloogilist leidu 13–14 sajand ja tegi selle põhjal rekonstruktsiooni koos teiste kaasüliõpilaste abil. Aldi Ellam tegi nüüd paar aastat tagasi Siksela naise 6 rekonstruktsiooni matusest 200
et kus siis on ka tehtud, kuna meil on oma väike villavabrik, et siis on tehtud siin kõik alates sellest, et kuidas kuskilt on kogutud, milliselt lambalt on villad võetud, kuidas need on kokku segatud, kuidas on värvitud ja on siis püütud teha, jäljendada seda vana tekstiili. Siis üks hilisemast perioodist pärit ese Järva-Peetri käiste tikandi rekonstruktsioon, mis paremal pool on näha väga udused küll, need käised, et siin üliõpilane sisuliselt nõelaaukude järgi rekonstrueeris need tikandid, aga üleval vasakul on jälle sama udune pilt, aga seal on näha nagu, vist isegi oli 4 erinevat nagu kangakatket, mida siis oli, kui ta tuvastas tikandite järgi, et on kasutatud vanu linukaid, millest on ümber õmmeldud siis need käised. Ehk siis selline vana aga nagu detektiivitöö, et esiteks millised tikandid olid ja teiseks millised on need algsed esemed olnud ja ta leidis ka siis nendele tikandite põhjal siis nagu ka mingeid analooge vanade linnukate juures, mida siis on kasutatud või mille sarnaseid on kasutatud. Siis üle-eelmisel aastal Maris Taul uuris juba seminaritöös, ka lõputöös parandamise tehnoloogiaid Eesti Rahva Muuseumi kogudes olevate esemete põhjal ja siis otsis neile, kuivõrd nad on seotud mingi samaaegses kirjanduses ilmunud õpetustega ja selle tulemusena ilmus siis ka Paikame ja Nõelume selline juhendmaterjal, mis on siis küll täitsa tavalistele inimestele suunatud, et kuidas oma esemeid pikemalt kanda ja hoida. Mõned näited ka ehituse erialast, et on siin ka mõned aastad tagasi, 6 aastat tagasi vist küll, et alustuseks muidugi ehituse eriala üliõpilased tegid lõputööks maju, et nüüd nad enam väga palju maju ei tee, sest see tundub üle elu suurune lõputööks. Küll nad siiski teevad erinevaid renoveerimisprojekte, et siin on näha üks palgivahetus ja sauna taastamine. Teevad erinevaid katsetusi materjalidega, et siin on kimmide valmistamise meetodid ja et kuidas erinevatest puuliikidest valmistatud kimmid vastu peavad. Selline katsemaja. Ja erinevad siis rekonstrueerimisprojektid, et siin ei jõutud küll rekonstrueerimiseni, aga ongi siis olemas plaan selleks, kuidas rekonstrueerida. Ja ka üks teistmoodi lõputöö ka nüüd viimasest aastast või kümne sellest aastast on need kõik, on Kadrioru tsaariaegsete hoonete akende ja välisuste tüpoloogia. On kaardistatud ära ja tehtud selline ülevaade. Siis metalli bakalaureuse tööst ka mõned näited, need on ka nüüd viimasel aastal kaitstud, näiteks Katrin Põda uuris Põltsamaa tüüpipreiside valmistamise tehnoloogia ja tööriistade taasloomine. Siin on nagu erineva paksusega erinevad materjalid, hõbe ja uusõbe ja siis seda, et kui raske haamriga on tehtud need puntseldatud mustrid sinna ja millise pinna peal on need tehtud, ehk siis ühesõnaga selline väga detailidesse laskuv tehnoloogia uurimus, mis siis püüab ajada jälgi, et kuidas omaaegsed meistrid võisid neid ehteid teha. Siis siin on Aivo Velja, 1000-aastane nuga ja tegi siis 10. sajandi paksuseljalise võitlusnoa sepistamist katsetas ise järgi ja Ragnar Saage on selle töö kohta öelnud, et see on siis esimest korda, kui Eestis endas nagu tehtud rauamaagist on tehtud nii kvaliteetsed esemed, ehk siis siin on ka nagu täiesti algusest peale kogu see protsess tehtud ise ja kõik need erinevad metallikihid ja kõik see kokkukeetmine, et see on nagu selline materjali uuring ja tehnoloogia uuring jälle. Siis natuke teistsugune, Liis Ameli tegi sepistatud nurkuksehingede rekonstrueerimise, siin leidis ühed Viljandist pärit uksehinged ja püüdis neid järgi teha, samamoodi siis jälle materjali ja tehnoloogia uurimine. Nüüd jõuame magistritööde juurde.
Et mõned näited tekstiilist alustuseks siis, et Jaana Ratas juba ka mitmed aastad tagasi uuris Jahu tänava arheoloogiliste leidude näitel õmbluskunsti keskaegsetes linnades. Ja ka väikeste tükkide põhjal taastas seda, et nõelakäike, kuidas need nõelad on liikunud, kui palju kangast on kaasa võtnud siis need erinevad pisted, kuni siis selleni välja, et milliste rõivaste osad need võivad olla olnud. Astri Kaljus, veidi vanem töö, uuris villaste kangaste kudumise võtteid 11–17 sajand. Et seda siis tõesti, et mis materjalid on olnud, kuidas neid on järgi kududa. Aage Raudsepp, ka mõned aastad tagasi Eesti Rahva Muuseumis töötab ja uuris rahvarõivakäiste kurrutamise tehnoloogiat Eestis, et ühelt poolt tõesti uuris siis kurrutamist, aga samamoodi jälle jõudis välja detektiivitööni, et ta leidis seda, et väga paljud muuseumites säilinud käistel tegelikult on olnud kurrud ja et siin veel üldse kohe midagi peale nende noolte ei ole näha, aga et seal tegelikult on olnud mingid uduõrnad, teatud valgusnurga alt uduõrnad jäljed sellest, et need kurrud on seal olnud. Siis Svetlana Saare, kes on siis professionaalne keemiline puhastaja, tahtis uurida seda või uuris siis seda, kuidas on pärandtekstiilide puhastamine keemilise puhastuse töökoja tingimustes, tegi erinevaid katseid. Ja minu mälujärgi jõudis väga paljude katsete juures, et tulemuseni, et kõige parem puhastaja on vesi, aga üllatus. Aga siiski, ja kes on nüüd jälginud seda, mis suvel toimus siin selle vihmase laulu- ja tantsupeo juures, et siis Svetlana, et see keemiline puhastus, kus Svetlana töötas, on nagu hõivatud pikkadeks kuudeks pärast seda, et ühe rahvatantsijate õnnetus porises mudas osutus ühe ettevõtja õnneks. Siis natuke teisi materjale, et Evelin Siimann, kes lõpetas küll meil tekstiili eriala, uuris nii siis seminari kui lõputöö kui magistritööna siis juusehete tehnoloogiat Eestis. Ja ta siis tegelikult uuriski kõigepealt neid esemeid, otsis, siis hakkas valmistama järgi neid, katsetama järgi neid tehnoloogiaid, käis Rootsis, õppis, et seal Rootsis on üks küla, kus veel seda tehnoloogiat kui nii-öelda elavas traditsioonis osatakse. Ja siis kaardistaski ära kõik need võimalikud tehnoloogiad, need on nagu kümnete kaupa erinevaid punumisviise, seda, kuidas erinevad juuksed käituvad punumisel ja et kuidas on juukseid mõtet koguda ja kõik, kogu see tehnoloogiline pool ja materjalide pool. Siis sellel aastal lõpetas selline Merle Linsoo, kes töötab tegelikult Ugala teatris grimeerijana ja kes tahtis uurida parukameistreid ja parukate valmistamist Eesti teatrites. Ja tuleb välja, et Ugalas on üle 200 vana paruka ja kuidagi nende valmistamise tehnoloogiat uurides siis jõudis Merle sinna, et ta sai nagu nad kuidagi ära grupeeritud, et kuidas need erinevad parukad on valmistatud ja kuidas siis need valmistamise viisid nagu viitavad mingisugustele teatud teatri parukavalmistajate koolkondadele ja sai selle järgi siis ka need parukad kuidagi ajastatud ja seatud mingisugusesse süsteemi ja üldse siis ka tõsta parukameistri kui tegelikult teatri kontekstis nähtamatu ameti ja oskused kuidagi rohkem esile. Siis Tuuli, see on siin ka olemas kohapeal, uuris meil keskaegsete jalatsite valmistamise meetodeid Kadrioru Koge Leio kompleksi näitel, et ka siis vanadest jalatsitest, et kuidas need on valmistatud, mis lõiked ja mis päritolule need võivad siis viidata. Katri Mets, kes on ka siis Pallase lõpetanu, uuris meil hoopis kuldnahke selle valmistamine. Kõigepealt uuris selle, nagu õppis ära selle tehnoloogia, käis Hollandis õppimas ja, Poolas. Ja siis tuli tagasi ja uuris siis Laial tänaval erinevaid nahktapeetide fragmente ja leidis, et seal on selge seos siis Hollandis valmistatud tapeetidega. Eero Ehala ka sellel aastal uuris siis, lõpetas, aga ta lõi siis selle maketi
ühesõnaga lõi koopia Tartu maketist, mis praegu siis on Tartus Toomkirikus väljas ajaloonäitusel. Et kuidas siis üldse sellist nagu Rootsis asuvat suurt maketti, et kuidas seda ka dokumenteerida, kuidas seda järgi teha, millised plussid, miinused, kogu see tehnoloogiline pool. Samuti sellel aastal siis Tiit Raik uuris vana kirjanduse põhjal seda, et millised on erinevad mööblilakkide retseptid kirjanduses 19. sajand, ka varasemad, ja siis püüdis neid järgi teha tänapäevaste materjalidega, erinevad shell-lakk ja muud lakid. Siis Martin Bristol, ma sain aru, et käis teil paar aastat tagasi juba rääkimas sellest, kuidas ta oskab väga hästi nüüd kullata, või õigemini õpib veel, aga siiski juba aina paremini. Siis Edward Putsirius ka samamoodi läbi mitme perioodi või läbi mitme töö siis tegeles sellega, et uuris taušeerimise tehnoloogiat, mis on siis selline teatud metalli panustamise tehnoloogia, kuhu kuld, leht panustatakse mingi muu metalli sisse, need moodustavad selliseid imelisi ornamente, need on kõik Eesti leiud, väga tihti need ornamendid on kadunud, ei olegi teada, et neid ornamente on, et jälle selline detektiivitöö. Ja tehnoloogia nagu, kuidas seda siis järgi teha. Siis oleme tegelenud terminoloogiaga, sest see on meie arvates väga tähtis, et küll viimasel ajal vähem, aga siis üliõpilastööde juures hästi rõhutame, et seesama, et igal kindajupil ja igal püksijupil ja igal vööjupil on nagu oma nimi ja on tehtud ka magistritöid selles osas. Siis anname välja oma käsitööteadusliku ajakirja Studio Vernacula, kuhu on oodatud ka kaastööd. Enamus nendest artiklitest on Open Access platvormi kaudu kättesaadavad ja homme on uue numbri esitus, kus on väga palju ehituse erialaga seotud artikleid. Siis mitmed meie inimesed on osalenud ka siis teadusprojektides, Astri Kaljus oli Riina Rammo arheoloogiliste tekstiilide projektis ja praegu Liis Luhamaa lõpetab siis ka samamoodi Riina Rammo tekstiilivärvide projektis osalemist ja tõesti on sellest väga hea meel, et esimesed 3 vilistlast on jätkanud õpinguid doktorantuuris siis Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Ülikoolis, et see on meie jaoks väga suur samm tegelikult, et lõpuks on inimesed, kes uurivad praktiliste oskuste põhjalt mingeid asju, et nad on jõudnud välja doktorantuuri. Ja siis hoopis teine seinanael, et me korraldame mitte ainult nagu teaduse poole, vaid siis ka tõesti see, et seda sama parandust ja kestlikku esemete hoidmist nagu siis ka rahvale rohkem tutvustada. Meil on Viljandi parandusfestival sellel aastal toimus 4. korda, järgmine aasta septembris toimub 5. kord. On varsti avatud avalik korje, et kui keegi tahab töötuba tulla tegema, siis võib tulla. Ja hästi kiiresti, kuna ma ei taibanud kutsuda teid endale külla meie Vilma majja, et siis lihtsalt selle sama nüüd seal selle kvartali nurga peal on vana leivakombinaadi vaja ehk meie Vilma vaja ja lihtsalt paar pilti meie puutöökojast. Maju me siin ei ehita, aga puutööd saab teha, meie sepikoda ja siis meie metall, ehistöökoda, erinevad keemiaruumid ja siis muidugi teljeklass ja Vilma villakoja selline pesuruum ja siis meie väike villavabrik siin. Suur tänu minu poolt! Aitäh, Ave! Siit tuleb kindlasti miljon küsimus, siin oli nii palju erinevaid põnevaid teemasid. Soovib keegi täpsustada mõnda asja? Hetkel siis vist mitte. Väike käsi. Ma tahaks öelda tudengina, kultuuripärandi loovrakestuste tudengina, et seal on väga hea olla, ma mitte kuidagi ei taha lõpetada. Hea ja halb samal ajal. Kas on veel mõni küsimus? Vabandust, kas ja kus teie lõputööd on saadaval?
internetis? Nagu ma kirjutasin ka kuskil seal varasema slaidi peal, et Tartu Ülikooli või üldse selline nagu Tartu Ülikooli repositoorium ADA, seal on olemas kõik. Jah, enamus, jah. Vanasti oli D-Space ja nüüd on uus nimi, on ADA sellel. Hästi. No ma arvan, et me vähemalt ühingu mõne infopäeva raames kindlasti tahaksime külla tulla teie sinna põnevasse majja, seal tundus väga hästi sisustatud kõik.